tere jälle! Eelmine kord me paari lausega puudutasime seda, et millegi nägemiseks tuleb leida küllalt palju vaatepunkte. Ja täna jätkame selle koha pealt ning vaatame, kuidas näha iseennast. Me ei alusta seal teiste vaatamist üldse igas asja ajamises. Kõigepealt püüame endas selgust saada. Olgu see mingi tegevusvaldkond, olgu see mingi konflikt, olgu see koostöö, olgu see otsing, mäng, mis tahes valdkond. Kõigepealt peame mõelda, kuidas osaleda selles, nii et õigustada ka teiste ootusi ja saavutada rahuldavaid tulemusi. Aga niisiis vaatame, kuidas ennast näha. Igaüks on indiviid. Poisterahvas, naisterahvas. Nii pikk, raske, vana, noor ja nõnda edasi, nõnda edasi. Niisiis indiviidi tunnused. Mida ma saan soovitada, et võtta paberpliiats kätte ja panna kõik oma tunnused kui indiviidi tunnused mustvalgel kirja. See tundub olevat lihtne, aga proovige ja selgub, et pole ta lihtne midagi. Aga siiski, võrreldes kõige muuga suhteliselt lihtne, aga sellest alustame. Niisiis mina kui indiviid. Järgmine vaatepunkt on erakordselt raske. Võib olla isegi üks kõige raskemaid küsimusi ühiskonna käsitlemisega seoses üldse. Mina kui isiksus. Isiksus on ääretu, piiritu, järelikult hoomamatu ja igaüks on isiksus kordumatuna, imetlusväärsena enamasti ja nii edasi. Proovige nüüd teha enda kui isiksuse kõigi oluliste karakteristikute loend. Ka need karakteristikud, mis kahjuks väga silmapaistvalt ei ole välja kujunenud. Aga küllap nad kujunevad, kui nendele tähelepanu pöörata. Kasvatus või kasvamine seisneb suurel määral selleks, et inimene kujuneb isiksuseks, eriliseks ja selliseks, keda tuntakse mingi reaalse väärtusena, jõuna, mingisuguse rollina, staatusena. Järgmine asi. Mina kui subjekt, kui aktiivne alge. See, kes peab orienteeruma, tegema otsuse. Pangem tähele, kõne all ei ole otsuse vastuvõtmine. Vastu tuleb ka võtta mõningaid otsuseid, aga vastu saab võtta neid otsuseid, mida teised on teinud. Ja tõepoolest on igal pool on ju seda, et tuleb täita teiste tehtud otsuseid. Aga ühtlasi tuleb ka siis endal teha otsuseid. Ja niisiis subjekt ongi see aktiivne alge, kes orienteerub, otsustab, seejärel mõtleb, kuidas otsust täita. Kui see otsus on eesmärk, siis on kõne all, kuidas eesmärk saavutada. Kui see otsus on siht, siis on küsimus, kuidas sihil püsida. Kui see otsus on tegevuslik, siis on otsus sellest, millised etapid, millises järjekorras ja millised üleminekud etappide vahel tuleb kavandada ja teostada ja saavutada, kuidas varuda tegutsemiseks vajalikud ressursid ja ressursside kasutamiseks vajalikud tingimused.
kuidas saavutada küllaldane süsteemsus, vastasel juhul on tegevust küll ja tulemust ei saa olla. Ja efektiivsus on väga madal. Mittesüsteemsed käsitlused rahuldavate hulka üldse ei kuulu ja on enamasti siis raiskamise ja näimiseks mõeldud tegevuse vormiks ainult. Ja see on üks meie hädade allikas. Aga niisiis, kuidas näha ennast nüüd kui juba subjekti, aktiivset alget, kes otsustab ja ühtlasi siis peab ka vastutama selle eest, mis tema tegevusega kaasneb. Vastutama selle eest, mis ta teeb, kuidas ta teeb, millal ta teeb, kus ta teeb ja mis selle tegevusega seoses tekib. No ütleme siis, tulemused on need, mida tegija soovib saavutada, tagajärjed need, mida ta ei soovinud, aga ikkagi tekkisid. Kusjuures pangem siis kohe nüüd siin ka tähele, et igasuguse eesmärgistatud tegevusega kaasnevad ka tagajärjed. Inimesed sageli ei pööra nendele tähelepanu, ei mõtlegi selle peale, missugused tagajärjed võivad tekkida, miks ja järelikult ei loo ka meetmete süsteemi tagajärgede vähendamiseks. Päris vältida neid ei saa, vähendada saab, aga ühtlasi siis ka kompenseerimiseks sel juhul, kui need tagajärjed on tekkinud. Selle üle, kuidas tagajärgi vähendada ja kompenseerida, tuleb mõelda mitte alles siis, kui nad juba on käes, vaid õigeaegselt, see tähendab ennetavalt. Niisiis vaatame nüüd 4. aspekti või vaatepunkti. Ja selleks oleks, inimene on rollide kogum. Kogu elu meil kulgeb mingites rollides. Üks on siin praegu rääkija rollis, lektori rollis, aga natuke tagasi ma olin siin vanaisa rollis ja natuke tagasi olin autojuhi rollis ja terve rida rolle on olnud täna. Ja tegevusi, igas tegevuses on inimene mingis rollis, ja väga oluline on ju märgata, et rollis saab olla juhul, kui keegi on vastandrollis. Kujutlusrollist on meil küll, aga olla saab juhul, kui keegi on vastandrollis. Muidugi tuleks olla võimalikult täpselt oma rollis, mitte kuidagimoodi. Aga katsu see olla. See nõuab ju üsna head valmidust ja võimekust. Inimesed võivad ju püüda küll, aga kui võimed ei võimalda, siis tuleb välja nii, nagu suudab. Ja siin ongi siis see kvalifikatsioon ja orientatsioon ja kõik asjad, mida me järgnevalt vaatame edaspidi. Nüüd rollis tuleb olla nii, et olla oma rollis. Paljudel on väga raske sellepärast, et nad kipuvad minema teiste rolli ja siis tekivad arusaamatused ja sageli ka konfliktid. Aga nüüd väga oluline detail, et rolli tuleb kiiresti ja kergelt vahetada. Kui muutub olukord, kui muutuvad olud või situatsioon või üldse mingi teine tegevus tekib, või sel juhul inimene on ju ka suure tõenäosusega ühes mingis teises rollis. Ja kes ei suuda kergelt ja kiiresti rolle vahetada, see on pigem invaliidistunud kui tõsiselt võtta. See on invaliidistumise üks vorm, päris hirmus mõnikord. Aga nüüd viimane detail selle rolli kohta. Õnnelik saab igaüks olla sel juhul, kui ta püüab teha endast kõik ja õnnestubki teha endast kõik võimalik selleks, et see või need, kes on vastandrollis, saaksid olla oma rollis.
suur osa arusaamatustest ja igal regulatsiooni tasandil ongi tingitud sellest, et inimesed hoolitsevad iseenda eest, mitte nende eest, kes on vastandrollis. Ja sel juhul tuleb leppida üsna niisuguste kahetsusväärsete tagajärgedega. Nüüd edasi, selleks, et ennast näha, tuleb ennast käsitada ühiskonnaliikmena. Me oleme ühiskonnaliikmed. Ja nüüd tuleb vaadata, kuidas siis ühiskonnaliikmena olla kodanik. Ja see raamat, millest me alustame, see elanikust kodanikuks, ongi kirjutatud selleks, et igaüks saaks tasapisi mõelda selle üle, kuidas olla võimalikult täpselt ja võimalikult kindlalt ja nõudlikult ja enda ja teiste suhtes ja kodanik, ühiskonnaliige, osaleda kõikides nendes protseduurides, kus kodanikul on tarvis osaleda, kaasa arvatud siis valimised ja igasugune sotsiaalne kontroll kõigi riigis toimuvate, ühiskonnas toimuvate protsesside üle. Ja küllalt vapper ja järjekindel ja nõudlik ja täpne ja küllalt süsteemne ja nii edasi, nagu kodanikule kohane. Edasi, me oleme kultuuri esindajad nii kodus kui võõrsil, aga pangem tähele, eks ole, et ühiskonna esindaja saab olla seal president ja välisminister ja veel vastavate volitustega isikud ainult, aga kultuuri esindajad me oleme kogu aeg, igal pool. Ja järelikult me peaksime pingutama selleks, et oma kultuuris ilusti orienteeruda. Kõik need tavad, kombed, traditsioonid, kõik väärtused, normid, mis ühiskonnas kehtivad ja arusaamad selle kohta, kuidas siis olla, mitte näida. See kõik kuulub kultuuri konteksti ja kultuuriseosed ei ole sugugi vähem tähtsad kui ühiskonnaseosed. Ühed on, nagu juba eeskord mainisin, kordan, kultuuriseosed on holograafilised, nii kui vaatepunkti muudad, natuke muutub. Ühiskonnaseosed on diskreetsed, need on selged, kindlad, sageli ka mustvalgel kirjas ja nende järgimine on iga kodaniku kohus. Tõsi küll, enamik neid kohustusi nii kultuuri kui ühiskonnaseostes on ju kirjutamata. Kirjutamata reeglid ei ole vähem tähtsad kui kirjutatud reeglid. Ja selle koha peal on sageli raskuste allikad ja kui nad on teadvustatud, siis on neid ka lihtsam märgata konkreetsetel juhtudel ja võtta meetmeid, et nad ei toimiks nii, et mataks teisi asju enda alla või lükkaks õigelt kursilt kõrvale. Niisiis, igalühel on oma eripära, igaüks elab oma isiklikku elu, oma elukaare erinevatel etappidel ja igaüks edasisidestab oma elu, tagasisidestab, see tähendab, vaatab, kuidas läheb ja arvestab seda oma järgnevas käitumises. Ja neid erinevaid käitumisvaldkondi me hakkame edaspidi ükshaaval vaatama, kaasa arvatud siis töö, juhtimine, valitsemine, allumine, sidustamine ja nii edasi. Tänan tähelepanu eest.